Siis hüüdis Adam Törfer vihaselt. Mees, liiga kaua oled sa vist olnud seal suurte soode ja pimedate talvepäevade maal, sest nendest tõuseb ebausu auru, mis segab selget aru ja niisama puhast kristlikku õpetust. Sina jampsid, nagu oleksid seltsinud nõidadega ning paganatega, kuid ütle selge sõnaga, et ma teaksin, kas usud sa siis võhandu pühadust või mitte. Aga Heinrich Gutkind vastas. Ma ei ütle muud, kui et veel palju on inimese eest üpris kindlasti salatud, sest nagu pimesik eksib inimese hing ringi ja peksab pääga vastu seina otse kui maipõrnikas. Öeldakse ju Saksamaalgi üks jõgi olevat, mis ei kannata, et teda reostataks, vaid hakkab kohe keema ja kohisema. Ja mõned teavad, et sellesse jõkke on kord Pontius Pilatus ära uppunud. Siis pressis Adam Törfer järel jätmata pääle. Sina põikled nüüd otse kohese küsimusest kõrvale, Heinrich Gutkind, aga mis jaoks oleks siis inimese soole mõistlik meel antud, kui mitte selle jaoks, et tema salaasjadki ära arvaks, nagu minu nimekaim Adam paradiisi aias sedamaid aimas, et Eeva tema küljeluust oli lõigatud. Kuid selle sõmerpalu veski mina ehitan, viigu mind võhandu kas või ühes ihu ja hingega, sest minu hingerahu on sellega seotud. Ja nüüd sai Heinrich Gutkind esimest korda oma poolt ägedaks ja ütles, tasa, Adam Törfer, talitse oma sanasid, et nemad täide ei läheks, sest rahvas räägib, et Pühal jõel on kerge kuulmine ja tema võib sinu sanast kinni haarda otse kui vandest. Siis ütles Adam Törfer. Seda mina ootasin sinu suust, Heinrich Gutkind. Nüüd küsin mina sinult veel viimast korda, kas usud siis sinagi nagu maarahvas, et sellel Võhandu jõel on elav hing? Aga Heinrich Gutkind vastas rahulikumaks jäädes. Ma ei tea seda, Adam Törfer, vana sõber Arnstadtist. Tõesti, kui mina vastan sinule ei, siis on see kindlasti vale. Aga kui mina taas vastan jah, siis on selleski ainult pool tõtt. Ja Heinrich Gutkind jätkas. Me oleme kahekesi selles toas ja mina kardan sinu pärast, Adam Törfer, sest hädaoht ähvardab sind. Aga kord, kui ma kevadel suure vee ajal ratsa läbi Võhandu sõitsin ja vett oli seal kohal üle hobuse maa, siis vannud ma sinule, et tundsin, kuidas jõgi äkki mind enese poole tõmbas nagu imetabase jõuga, nõnda, et minu ramm nõrkas. Ja mina põlesin himust ennast tema nagu armukese sülle heita, kuigi see kaisutus minu hingeõnnistus oleks maksnud ja kohe hakkas ka minu hobune rabelema. Ja vool teda ägedasti enesega ühes viima ning mina oleksin haledal kombel jões uppunud, kui ma suure pingutusega poleks suutnud hobuse pääd kalda poole pöörda. Mis ütled sa selle kohta? Aga kui ma kaldale jõudsin, siis oli minu kih kadunud nagu hallitõve palavus ja järgmisel hommikul oli kõva äikeseilm ning välk lõi 2 korda heinaküüni sisse, nõnda, et see tuhaks põles. Siis ütles Adam Törfer. See kõik on tõesti ainult üks saatana lummutus, mida tema inimese silmadesse heidab nagu liiva, et teda sõgedaks teha. Siis ütles Heinrich Gutkind. Sina ei tunne seda rahvast, Adam Törfer, sest nende tarkus sõõrdub salajasemast allikast, kui seda on trükki pandud teadus. Paljud nendest tunnevad lindude keelt ja puudegi juttu. Miks siis mitte jõe oma? Aga mina olen sind hoiatanud, sest sina oled üpris hoolimatult jõge ja reostanud ja selle kättemaksmist välja kutsunud ning keda Võhandu vihkab, selle temaga hukka saadab. Aga Adam Törfer tõusis üles, et ära minna, sest õhtu oli ligidal ja ütles veel oma sõpra Heinrich Gutkindi jumalaga jättes. Astroloogus teeb kalendri, aga jumal ise ilma. Mina ei karda Võhandut. Olgu seal kas või 100 hinge, ega kuradit, kuigi hästi tean, et kui tema võiks selle sinase inimese soo veepiisas ära uputada, siis tema selleks tõesti mingit pangetäit vett ei pillaks, veel vähem siis tervet jõge.
Ja nende sõnadega hakkas Adam Dörfer pärit Arnstadtist läbi suveöö oma kodu Urvaste Sõmerpalu mõisa poole ratsutama, kuhu sai Ilmervest üle 3 penikoorma. Aga see öö oli selge, sest valgus viibis maa peal veel pärast päikese loojaminekutki ja niitudelt tõusis lilleõite lõhna. Aga meister Adam Dörfer ei pannud õhtu ilu mitte tähele, kui tema maanteed mööda ratsutas, sest Heinrich Guttkindi sanad koormasid tema südant ja võõras rahutus segas tema meeleselgust. Sest ikka kindlamini teadis tema, et tuli tulnud võõrana ühele tundmatule maale, kus saatan avaldab ennast ilmsüüta linnukeste silistamises ja süütu veevulinas. Nõnda, et sa ei tea, kus sind hädaoht iga kord ähvardab ja kus elav peab võitlema elutuga ning inimene, jumala laps, ühe jõega. Eks olnud ka tubli kristlane Heinrich Gutkind, kes ainult 10 aastat seal nõidade maal viibinud, üpris sügavale ebausku ära eksinud. Aga kui meister Adam Dörfer mõne aja oli ratsutanud, siis tuli temale meelde, et võhandu allikas siin läheduses pidi olema, ainult püssikuuli kaugusel Letuski Mihkli talust. Ja siis ärkas temast seletamatu himu veel täna õhtul seda allikat näha. Ja see külge tõmbamine oli üpris kange, nõnda kui oleks tema ilmtingimata pidanud oma vastast silmast silma nägema. Ja kuidas ta ennast ka oma tühise nõrkuse pärast noomis, kummatigi kuulas ta sisemist häält, mis käskis temal minna. Hakkas juba pehmelt hämaraks minema ja suvise öö lühidus langes maa peale nagu ühe suure linnutiiva vari, kui Adam Dörfer oma hobuse tee kõrvale puu külge sidus ja jala läbi noore leppeosa läks, sest tema tundis teed, kuna juba kord varemgi oli käinud võhandu allikal uurides jõe jooksu. Siis jõudis meister Adam Dörfer peagi metsasalusse, mis enne muiste paganuse ajal oli olnud lukus, elik püha ohvrihiis, nõnda et rahvas sinna esimese saagi oma karjast ja viljast oli kandnud. Aga püha puialuse pimedus oli sügav, otse kui oleks nende all igavene öö asunud, sest nemad kõik olid põliselt vanad ja nende tüved olid õõnsad ning maa nende varjus oli üleni kaetud risude ja tuulemurtud okstega, mis tasa omal kohal pehkisid, sest kellegi käsi ei koristanud neid. Aga püha allik ise oli rohkem nagu üks leetsilm, mis igritses hõljuvate soosammalde vahel ja keegi poleks võinud aimata, et jõgi siit alguse saab, sest tema kadus seda maid maa alla. Siis kuulis meister Adam Dörfer kedagi maakeeli ütlevat. Adam Dörfer, ära reosta püha jõge. Aga Adam Dörfer kuuldes ennast nimepidi kutsutavat, märkas teisel pool allikat suure vahtravarjus noore neitsi kogu, kes oli kummaras lätte kohal, juuksed laiali, nõnda kui leinapaju üle vee oma oksi laotab. Aga neitsil oli hõbedane sõlk käes, nagu see, mida maarahva naised oma linase särgi ette kinnitavad, ja sellest sõlest kaapis tema väikese noaga hõbevalget allika vette, otse kui laastusid kuuservast. Siis ei imetlenud Adam Dörfer seda öösist nägemust mitte iseäranis, vaid arvas tüdruk olevat Ilmjärve külast, sest tema riided olid maarahva tütarde laadi ja Adam Dörfer teadis, et nemad salaja ikka veel võhandu lättal nõidumas ning ohvrit toomas käisid, kõigist kiriku valjudest manitsustest hoolimata. Aga et tema viimase ajastaja jooksul oli õppinud maakeelt murdma, siis ütles tema läbi hämaruse hõbelaastusid voolivale neitsile, nagu Epp oleks kuulnudki tema sanasid. Mis teed sina, tüdruk, siin öösel, üksinda allika ääres? Siis vastas tüdruk ja Adam Dörfer kuulis tema hääle helisevat noorust üle lahutava allika. Mina palun noort kuud, et tema vananeks, aga mina igavesti nooreks jääksin. Nõnda mina ütlen, kallis kuu, hõbe ja kuld olgu su oma, aga inimese lastele saagu terasene tervis ning raudne ramm.
siis ütles meister Adam Dörfer püha Lätte omalt poolelt. Aga miks pesed sa nägu võhandu allika veega, kaunis neitsi? Siis vastas neitsi. Kas ei tea sina võõras, et see on võhandu püha Läte, millest püha jõgi oma alguse saab nagu laps oma emast. Sellepärast pesen mina oma nägu püha Lätte veega, et mina igavesti nooreks jääksin, nagu jõe vesi, mis igavesti voolab ja ei seisa. Aga Adam Dörfer päris ikka veel. Miks kaabid sina hõbedat oma sõle küljest allika vette? Siis vastas neitsi. Kirik keelab küll ohverdamist, aga ometi toon mina allikale ohvriks need 9. Kullapuru, hõbekillu, vasetüki, tinakuuli, herne oa, soolatera, odra ja rukkiiva. Siis küsis meister Adam Dörfer. Kas sina mind äsja hoiatasid ja nimepidi nimetasid, kus tead sina, tüdruk, et olen meister Adam Dörfer Arnstadi linnast? Aga tüdruk vastas teiselt poolt allikat ligidalt ja kaugelt. Minagi olin rahva hulgas, kui sina lasksid koeraraipe kesk jõge heita. Halvasti sina tegid, Adam Dörfer, suure teotuse, surmapattu tegid. Kuid veel on aega, lepi jõega. Lõhu ära oma tamm ja roogi rämpsust jõe põhi nõnda, et sina enam püha jõge ei rüveta ning mine tagasi omale maale, sest hirmus on jõe kättemaks ja toob sulle viimaks surma ning selle voog viib su vastu sinu enda tahtmist enesega nagu koera raipe, mille sina sinna lasksid visata. Aga nüüd tundis Adam Dörfer külme ülbe mees võõrast värinat, nagu oleks allikas äkki tema ees ellu ärganud ja puud sõna anni saanud, nõnda, et tema enam oma silme ei uskunud, vaid küsis, kes oled sina, tüdruk, et nõnda minuga kõneled? Kas oled Letuski Mihkli tütarde ehk Ilmjärve piigade hulgast? Tule allika siia poole või mina lähen sinu poole. Aga kui Adam Dörfer tahtis nobedalt ümber allika minna, siis kadus neitsigi tema silmade eest vahtravarju, nõnda, et tema ei teadnud, kas ta hävines suveöö uttu ja hiiepuude pimedikku või muutus keevaks hõbemulliks püha Lätte pinnal nagu jõe vaim.